Hey, welcome to my channel. Manderselli vallatut ei karda kingi tallata. Sa piime. Intervjueeritab kuulab teid. Räägi, palju väljas kraade on? Ma ennist vaatsin, siis oli 3. Nii et täna me paneme siis kütte sisse. Ühtlasi loodame, et see kuivatab meie riided ära, mis eile päeval matkates märjaks läksid. Terve öö ulgus õues tugev tuul, mis meie autot korralikult raputas. Selle võimsa lossiga hüvasti jäetud pidime vähese kütuse tõttu võtma suuna lähima tanklani. Muidugi otsisime me välja kõige odavama koha, kuna erinevalt Eestist kõiguvad kütusehinnad Hispaania tanklates mitmekümne sendi vahet. Auto läheb tankimist ja leidsime süükse suurepärase hinnaga koha, kui mul fokusseerib ka 1099. Aga me kasutame sükest äppi, mis on küll ainult Androidil, mille nimi on Fueligo. See näitab päris täpselt hinnad ära. Päris täis siis autot ei saanud, kütus sai otsa tanklas. Sükke lugu. Pool paaki saime juurde. Pluss 1 liter. Pluss 1 liter. Paak jälle kenasti täis, võtsime ette pika sõidupäeva. Kuna koroonaviirus oli muutunud juba päris tõsiseks teemaks ka Euroopas, haarasime immuunsüsteemi tugevdamiseks apteegist kaasa mõned vitamiinid. Eesmärgiks oli õhtuks jõuda põhjarannikuni välja. Oleme jõudnud ranniku äärde. Ja pilt on umbes selline. Hommiku päikese käes olid vaated veel kaunimad kui õhtul. Terve seal oldud aeg oli õhus tunda soolaste pritsmetega udu, mis võib auto kergesti roostetama ajada. Seega peale hommikusööki pakkisime end kokku ning sõitsime lähimasse autopesulasse. See superfoam ei tule maha. Naljakas. Äkki sa panid mingi asja, mis ei ole ainult vesi? Number 4 panid ikka või? See on see foam ju, see ei ole vesi ju. Ennast korralikult lolliks teinud suutsin auto siiski vahust vabastada ning isegi kohalikele jäime puhta autoga silma. Edasi suundusime Prantsusmaale. Tegime vaid ühe suurema peatuse Bilbao linnas, kus veidi ringi jalutasime ja kehakinnituseks kohvikust mõned saiakesed ampsasime. Kuna meil auto puurinupp läks katki, siis me kasutame hetkel sükest ajutist lahendust, kus sa siis torkad ühe otsa siia ja vastavalt siis kiirusele, siin on esimene, siin on teine ja 3. kiirus. Ja vastavalt kiirusele paned sa selle siia auku ja funktsioneerib. Yeah.
Enne riigipiiri võtsime nii paagi kui kanistri viimse tilgani täis. Samuti kuhjasime ka toidupoes oma käruasjadest üle. Teadupoolest on ju Prantsusmaal kõik kordades kallim kui Hispaanias. Uskumatu, et jätamegi selle riigi selja taha. Adios, Espanja! Hilistel õhtutundidel sai ületatud Prantsusmaa piir. Kuna tahtsime ööbida maanteemirast eemal, keerasime lähimast tee otsast metsa poole. Üks vale pööre ja... Nii, meil ühesõnaga on kõik suht Me oleme mudas kinni, praegu ma seisan sirgelt, siis näete, kui kaldu see varavan on. Ja alt on suht vesine muda ja meil on siuke tunne, et me jääme siia kinni, kui me mitte midagi ei tee. Ma veits kardan. Meie labidagi üldse. Labides läks täiesti pooleks, sest et see on sitt labides. Nüüd ma kaevan kätega. Kell on, varsti saab 12 öösel. See tähendab, et Hansul on 11 minuti pärast sünnipäev. Loodame, et sünnipäeva hetkeks äkki saab midagi välja. Lase veel tagasi, teed tagurda veel. Me olime siis umbes nii sügava laugu sees ja labidest tuli õnneks veel kasuks. Umbes pool kilomeetrit ja on vaja sinna välja saada. Aga terve aeg tagurda, oota ma vaatan, milline see tee on. Siin on mingi puud. Näete, see on kruusatee. Finally. How do you feel? Vaat siia. I feel like sookoll. Sookoll. Nii palju oli umbes seda all, nagu näha. Täitsa pekkis. Ma mõtlesin reaalselt. Vaat seda. Esiteks me käisime autoga pesulas, teiseks me käisime iseendaga pesulas. Ma ei taha kallistada sind. Ma teen musi. Sa oled nii tubli poiss, Hans. Tubli ja teen kraavi kinni, aga tubli et välja ka sai. Jah, see tähendab, et normaalne oled. Ma ei tea, kumb on mustem, kas mu püksid või mina. Sa oled nii valge. Minu sünnipäevaelu. Ma arvan, et ma olen sellega auga ära teeninud. Jah. Jo terviseks ka. Aitäh kõikidele õnnitlejatele. Sandra, pese mind nüüd. Muki kaka. No, mul on näos ka, jah. Ma võtan ühe baby wipsi niikuinii veel. Kärbed lendab tähest su peas. Tuli ninna mulle võõra. Siin. Ma ei saa ilusas kätte. Kärbes ja... Sain! Ei saanud! Sandra on pro kärbsepüüdi. Ta oli lihtsalt kuidagi uimane lihtsalt. Oleme tulnud siia Prantsusmaalne külasse nimega Martyr, kus ka teise maailmasõja ajal toimus üks väga kole sündmus. Ja sellest ajast saati on see linn jäänud puutumata. Ja kõik majad ja varemed on siin hetkel samas seisus, mis nad olid peale seda sündmust. Ja see on üsnagi sünge vaatepilt. 10. juuni aastal 1944 oli saatuslik enamusele Oradour-sur-Glani elanikest. Peale lõunat sisenesid linna natsi-Saksamaa väed, teatades linna peale, et teostavad identiteedikontrolli ning kõik inimesed peavad kogunema keskväljakule.
Saades kokku kõik rahva, keda leida suudeti, jutt aga muutus. Otsitakse nüüd peidetud relvi ja lõhkeaineid. Sõdurid suunasid naised ja lapsed külakirikusse, kuniks relvi otsima hakatakse. Mehed aga aeti gruppides küünidesse. Ja siis see algas. Naiste ja laste sekka visati kirikus gaasipomme. Küünides hakati mehi tulistama ning kõigile, kes sellest veel elama jäid, pandi tuli otsa ja põletati surnuks. Hoonetest veeti välja kõik hinnaline vara ning süüdati põlema terve küla. Kokku hukkus selles massimõrvas 642 inimest ning tänase päevani pole leitud selgitust, miks natsid seda tegid ja miks rünnaku alla sattus just Oradour. Jõudsime siis napilt sellest linnast välja ja hakkas niimoodi padukat sadama, et otsustasime keerata sisse siis lähimasse pagaripoodi ja saime sealt siuksed mega head leivad või saiad või ma ei tea, mis on nii hea. Paksult juustu ja sinki ja võrratult hea. Andres uks on lahti. Peale saiakeste ostsime ka siis siukse šokolaadi mingi pekaani pähkliga mingi asi. Tundub väga maitsev ja huvitav igatahes. Samal kui sammustad, tõmba sealt ära võtta. Ühelt poolt. Mõtlesin niimoodi. Ei, nonnakas. Ei. Normaalne. Normaalne me. Kuna sellisel aastaajal on Prantsusmaal suht keeruline vett leida, arvatakse, et torud jätuvad ära, lähevad lõhki, siis luckily leidsime sükse kaebu. Selline see pump on. Siit hakkab keerama ja vesi tuleb. Kuna eile sünnipäeva puhul ma siis sünnipäevakooki ei saanud, siis täna teeme hoopis pannkoogi. Masterchef Sandra meisterdab siin. Ja kook saigi valmis. Meil on siin kook, moos, nutella, happukoore taoline asi. See on kreeka jogurti ja juustukoogi segu, ehk see oleks nagu kogu viim. Ja mõned vaarikad siin meil. Tundub isu äratav. On 7. märtsi hommik, oleme jõudnud avadega siia Pariisi. Ja nüüd võtame suuna Eiffeli torni poole ja... Suuna Eiffeli torni poole. Otse edasi. Äkki kuskil paistab ka, ei paista veel. Eiffel Tower. Kuna ma päris hästi prantsuse keelt ei oska, aga aegul ma tähele, me ööbisime täna siukse pargi läheduses nagu Oi de Bologne. Ja, öö oli suhteliselt rahulik, ei pannud midagi erilist küll tähele, aga hommikul siis Sandra isa saatis meile sõnumi, et see on Pariisi kõige suurem prostitutsiooni ja narkoäri koht. Ja see kõik kriminaalne asi toimub seal nagu. Me ei tea, kas siin toimub mingi huvitav sündmus, aga või on siin pargis pidevalt nii palju spordihuvilisi. Need on ikka... Kõik jooksevad. Me ei ole ühtegi tavalist kõndivat inimest näinud. Isegi üks vanatädi kõndis siin kepiga kiiremini kui tavalised vanatädid kõnnivad. Kuna Pariisi kõige kuulsam ehitis oli meist vaid 4 kilomeetri kaugusel, siis hommikune jalutuskäik viis meid just sinna. Mis sul on rahvale öelda? Eiffeli torn. Kõik, kes Eiffeli tornist välja tulevad, siis tervitab trupikond musti mehi, kes pakuvad sulle head ja paremat Pariisist.
Linnas ringi kolades nägime ära kõige tähtsamad ehitised, näiteks äsja põlenud Notre Dame ja edasised uudised toob teieni meie reporter. Tervist, oleme täna siin 7. märtsil, raporteerime Pariisist. Oleme jõudnud Louvre muuseumi juurde. Seal selle püramiidi all on Mona Lisa isiklikult. Algselt oli mul plaanis kindlasti külastada ka Pariisi kohvikut, kuid kui nägin, et kohvihinnad algasid 5 eurost, jäi see plaan sinna paika. Tänavanurgal leidsime õnneks aga türklaste kebaabikoha, kus sai 8 euri eest kõhu korralikult täis. Võtta eest ära. Mida sa teed? Kuigi tänavatel me maskidega inimesi eriti ei näinud, siis metroos kõlas iga 5 minuti tagant koroonaviiruse info. Information coronavirus. Pour vous protéger. Kõik tähtsamad asjad linnas nähtud, me sinna pikemalt uitama ei jäänud. Pariisist jääb meid kummitama ainult üks lause. 5 piece, 1 euro. Like ja subscribe.